Lausel võida oma mõtetes ja sa võidad ka reaalsuses on vägi, mis räägib meie sisemaailma ja välise maailma tegelikkuse omavahelisest sügavast seosest. Inimene on loodud unistama, looma ja saavutama. Aga iga suur tegu saab alguse mõttest. Mõttest, mis ütleb, ma suudan, ma väärin, ma teen selle ära. Kui me suudame oma sisemises maailmas luua pildi edust, õnnestumistest ja võidust, siis hakkab ka väline maailm end selle järgi kohandama. Ning vastupidiselt, kui mõistuses elab pidev kahtlus, hirm ja ebaõnnestumise ootus, on keeruline ka päriselus edu kogeda. Meie mõtted loovad aluse sellele, kuidas me maailma näeme ja milliseid valikuid me teeme. Inimene, kes usub endasse, astub julgemalt uusi samme, riskib rohkem ja taastub kiiremini, kui midagi ei lähe plaanipäraselt. Võit oma mõtetes tähendab eneseusu kasvatamist, hirmude ja piirangute teadvustamist ning nendest üleastumist. See ei tähenda, et me kunagi endas ei kahtleks või ei tunneks hirmu, vaid et me ei lase neil oma elu ja otsuseid juhtida. Kui mõtted on nagu seemned, siis meie teod on nende viljad. Positiivne, sihikindel ja edule orienteeritud mõtteviis aitab meil luua elu, kus eesmärgid ei jää pelgalt unistusteks, vaid saavad reaalsuseks. Sportlased teavad seda väga hästi. Enne, kui nad saavutavad midagi väljakul, peavad nad seda saavutust nägema ja tunnetama oma mõtetes. Visualiseerimine, sisemine fookus ja korduv positiivne enesesisendus on vahendid, mida edukad inimesed kasutavad oma vaimu häälestamiseks. Samuti tähendab mõttes võitmine seda, et me suudame jääda tugevaks ka raskustes. Me suudame olla võiduks valmis, sest aju ei tee vahet, kas mõttes läbi elatud asjad on reaalsus või meie ettekujutuse vili. Elus tuleb ette tagasilööke, pettumusi ja ootamatuid muutusi. Aga kui meie sisemine maailm on tasakaalus ja tugev, kui meie mõistus usub jätkuvalt eesmärki ja iseendasse, siis need olukorrad ei murra meid. Me ei anna esimese ebaõnnestumise korral alla, vaid näeme seda kui osa teekonnast. Võit oma mõtetes ei tähenda naiivset optimismi või reaalsuse eiramist. See tähendab teadlikku valikut keskenduda võimalustele, lahendustele ja usule. See on nagu lihas, mida tuleb treenida. Igapäevaselt, järjekindlalt ja sihipäraselt. Iga kord, kui me mõtleme, ma saan sellega hakkama, loome me silla reaalse eduni. Kui me tahame muuta oma elu, peame alustama mõtlemisest, muutma oma mõtlemist. Mitte miski ei juhtu väliselt enne, kui see on toimunud seesmiselt. Inimese alateadvus on võimas tööriist. Ta võib meid tõsta kõrgustesse, hoida paigal või lükata hoopis auku. Küsimus on ainult selles, kuidas me seda alateadvust kasutame või otsustame seda kasutada. Seega, kui sa tahad oma elus võita, alusta sellest, et võidad kõigepealt oma mõtetes. Usk endasse, selge visioon ja järjekindlus on need, mis muudavad mõtted tegudeks ja unistused tegelikkuseks. Võida oma peas ja elu järgneb sellele. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!